Tõeline läbimurre võitluses Venemaa ballistiliste rakettidega. Eelmisel õhtul Pariisis juhtus midagi, mida mõne aasta pärast hakatakse nimetama uue Euroopa kaitse alguspunktiks. Ukraina ja 9 Euroopa riiki allkirjastasid deklaratsiooni integreeritud antiballistilise koalitsiooni loomiseks. Ja mõelge, selle Pane-Euroopa õhutõrjekilbi algatajaks, peamiseks arendajaks ja integreerijaks ei olnud Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania ja ka isegi Ameerika Ühendriigid, vaid Ukraina ettevõte Firepoint. Lihtsalt öeldes leppisid 10 Euroopa riiki kokku, et arendavad ühiselt välja omaenda Euroopa raketitõrjesüsteemi, mis hakkab tulevikus kaitsma mitte ainult Ukrainat, vaid kogu Euroopat tervikuna. Aga kõige olulisem on muidugi number. 13 juuli õhtul esitas ettevõtte Firepoint Ukraina püüdurraketi FP7X, mille maksumus on umbes $700,000. Ameerika rakett PAC-3 süsteemile Patriot maksab peaaegu 4 miljonit. Üle 5 korra odavam. Ja just see muudabki kõik. Ballistikat saab lõpuks alla tulistada mitte üksikult, vaid massiliselt selles saates. Mis koalitsioonist räägitakse, millise loodi Pariisis ja mis oluline, kes sellesse kuuluvad? Mida on teada Ukraina raketitõrjesüsteemi Freya kohta ja millal see lõpuks lendama hakkab? Miks nimetab Zelenski seda viisiks panna Vladimir Putin läbirääkimiste laua taha ja samuti, mida veel sai Ukraina Pariisis? Alates Rafale hävitajatest kuni Prantsuse rakettide tootmislitsentsideni. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, kõige tähtsam, palun tellige see YouTube'i kanal. Vajutage lihtsalt nuppu, see võtab vaid sekundi. Läheneme 300 000 tellija piirile. Olen isiklikult tänulik teie tellimuse eest. Aitäh! Niisiis, 13. juuli õhtul kirjutasid Taani, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Madalmaade, Norra, Hispaania, Rootsi, Suurbritannia ja loomulikult Ukraina juhid alla ühisdeklaratsioonile, millega luuakse kogu Euroopa integreeritud raketitõrje koalitsioon. Sellest teatas Élysée Palais pärast soovijate koalitsiooni tippkohtumist, mille kutsus kiiresti kokku Prantsusmaa president Emmanuel Macron. Eesmärk on selge, luua integreeritud raketitõrje arhitektuur, mis täiendab olemasolevaid riiklikke ja Euroopa süsteeme ning katab lõpuks raketikilbiga kogu Euroopa. Selleks ühendavad riigid kaitsetööstuse, teaduse ja võtmetähtsusega lahingukogemuse. Ja edasi tsiteerin ametlikku deklaratsiooni, millele kirjutasid alla needsamad 10 riiki. Me tunnistame Ukraina ainulaadset kogemust, mis on saadud Venemaa agressiivse sõja vastu kaitsmisel. See on tunnustus sellele, et Ukraina on ainus riik maailmas, kes praegu igal ööl tõrjub massiivseid ballistilisi lööke ning sellist kogemust pole kellelgi teisel. Oluline on märkida, et koalitsioon jääb avatuks ka teistele riikidele. Ukraina välisministeeriumi juht Andrei Siibiga on juba kutsunud partnereid EL-i nõukogus üles sellega aktiivselt liituma. Ja kui kõik võimalikult lihtsalt kokku võtta, siis Ukraina arendab rakette, eurooplased annavad tehnoloogiaid ja raha ning koos loome võimsa raketitõrjesüsteemi. Ja just siin astubki lavale Ukraina raketitõrjesüsteem Freya. Muide, Freya on Skandinaavia võimas sõja ja maagia jumalanna ning samuti armastuse, ilu ja viljakuse kaitsjanna. Ja just enne Pariisis toimunud soovijate koalitsiooni tippkohtumist esitas ettevõtte Firepoint pealtpüüdurraketi FP7X, seda sama, mida nimetatakse Patrioti asendajaks. Raketi omadused on järgmised. Kiirus kuni 2000 meetrit sekundis, lennuulatus kuni 200 kilomeetrit, raketi pikkus 7 meetrit 25 sentimeetrit, lahinguosa kuni 150 kilogrammi. Korpus on täielikult valmistatud komposiitmaterjalidest ning poolaktiivset infrapunasihtimispead arendatakse koostöös Saksa ettevõttega DL Defense. Freya on multifunktsionaalne kompleks, mis suudab töötada nii õhutõrje kui ka raketitõrje süsteemina.
kuid peamine ülesanne on just ballistiliste rakettide tõrje ning kontseptsioon, mis teeb selle projekti tõeliselt ainulaadseks. Freya on mõeldud kui pan-euroopaline kilp, mis kuulub ühiselt partnerriikidele. See tähendab, et asi pole selles, et Ukraina ostab midagi Euroopalt. Asi pole selles, et Euroopa kingib Ukrainale midagi või vastupidi, palub Ukrainalt midagi. Ei. See on ühine investeering ja just see rõhutab kogu Euroopa lähenemist. Et aru saada, see on nagu ettevõtte Airbus. Siin on suur ettevõtte Airbus, mis kuulub samaaegselt Prantsusmaale, Saksamaale, Hispaaniale ja veel 10 fondile ja investorile. Ja kõik nemad omavad seda ettevõtet enam-vähem võrdses osas. Aga Freya süsteemi peamine eelis on muidugi hind. Sest üks FP7X tõrjerakett maksab umbes $700,000. Ja üks Patrioti PAK 3 rakett maksab umbes 3,8 miljonit. No, ümardame 4 miljonini. Nagu näete, on vahe rohkem kui 5 korda. Miks see on kriitiline? No sest kogu Ukraina õlutõrje probleem ei seisne mitte Patriot-komplekside puudumises, vaid just nendele rakettide puudumises. Ehk siis stardiseadmed on olemas, kõik on olemas, aga rakette ei ole. Ja siin ma tuletan meelde ühte hirmutavat arvu. Ühel hiljutisel ööl ei suutnud Ukraina õhutõrje alla tulistada ühtegi 23 Vene ballistilisest raketist. Lihtsalt sellepärast, et polnud millegagi alla tulistada. Ja siis hukkus rahulikus linnas vähemalt 22 tsiviilisikut. Venemaa toodab oma Iskandereid suhteliselt odavalt. See tähendab, et tavalise inimese jaoks on see ikkagi suur raha, aga rakettide maksumuse mõistes on see üsna odav. Lääs vastab sellele odavale Iskanderi arendusele raketitõrjeraketiga, mis maksab $4 miljonit. See aritmeetika on juba ette kaotav, sest vastane viib sind pankrotti lihtsalt iga oma Iskanderi raketi väljalaskmisega. Aga Freya peab selle loogika murdma. Firepointis öeldakse otse, et madal hind peab võimaldama tootmist laiendada ja luua suuli varusid igapäevaseks kasutamiseks intensiivsete rünnakute tingimustes. Ehk siis mitte hoidma ainult 3 raketti. Äärmisel juhul las need jäävad hilisemaks ja äkki tuleb tugevam rünnak. Ei, vaid tuleb lihtsalt igal ööl alla tulistada kõik ballistilised raketid, mis Ukraina pihta lendavad. See kõik kõlab muidu ilusasti, aga peamine küsimus on järgmine. Millal siis see Freya lendama hakkab? Ja siin on kõige lootustandvam osa. Eksperdid selgitavad, et tehniliste lahenduste osas on kõik üsna lihtne. Euroopas on olemas kõik vajalik, et kokku panna raketikompleks. Ja eurooplastel puudub ainult rakett. Neil ei ole oma ballistiliste rakettide tõrjeraketti. Aga raketi annab selles olukorras Ukraina, sest Ukrainal on see tõrjerakett olemas. Uue raketitõrjesüsteemi radarid on juba teada, need on juba olemas ja nende radarite prototüüpe testitakse juba Ukrainas. Jäänud on vaid kirjutada tarkvara, mis ühendab kõik need komponendid. Ja lahendada laskeseadmete küsimus. Ekspertide sõnul on see vaid mõne kuu küsimus. Vähemalt Firepointi kinnitusel võivad kogu kompleksi ehk juba kokku pandud süsteemi katsetused alata juba selle aasta lõpuks. Analüütikud rõhutavad, et Freya projektis on praegu rohkem poliitilisi küsimusi kui tehnilisi, sest tehnilised oleksid juba kiiresti lahendatud. Ja just poliitilisi küsimusi lahendatigi Pariisis 13 juuli õhtul. Zelenski ise teatas, et isegi mitte katsetused, vaid süsteemi Freya esimene kasutamine võib toimuda juba enne 2026 aasta lõppu. Zelenski selgitas strateegilist tähendust võimalikult otse. Järgneb tema tsitaat. Mida rohkem vahendeid on Ukrainal Vene ballistiliste rakettide allatulistamiseks, seda tõenäolisem on, et Vladimir Putin istub läbirääkimiste laua taha, sest tema viimane argument selles seas enam ei tööta. Siin ongi asja tuum, rindel on Venemaa ummikus. Objektiivselt võttes on neil viimase kuu jooksul võib-olla mitte esimest korda, aga kindlasti üks neist kordadest, kui nad valutasid vähem kui kaotasid. See tähendab, et ilmselgelt on territooriumi kaotusi ehk nad ei liigu edasi. Venemaa majandus põleb. Tuletan meelde, et nafta töötlemine on langenud 2005. aasta tasemele. Mõelge selle peale. Peaaegu kogu Putini valitsemise aja jooksul on nafta töötlemine praegu kõige madalamal tasemel. Ainus asi, mis Putinil selles sõjas veel töötab, on ballistilised raketid, mida ta tulistab rahulike linnade pihta. Tsiviilelanikkonna terroriseerimine kui survevahend ja ees ootab justkui talv ja ta saab sellest aru.
ja seetõttu, kui võtta Vladimir Putinilt ballistik ära, ei jää tal üldse midagi alles. Aga see pole veel kõik. Antiballistiline koalitsioon ei ole ainus tulemus soovijate koalitsiooni kohtumiselt. Emmanuel Macron teatas, et Ukraina saab 16 Rafali hävitajat. Need jõuavad relvastusse aastatel 2028-2029. Siin, et mitte kohe meelt heita, tuleb öelda, et keegi polnud meile neid varem lubanudki. Tuletal meelde, et eelmisel aastal novembris oli prantslastega kokkulepe, et kuni 2035. aastani peaks Ukraina saama Prantsusmaalt kokku 100 Rafale F4 lennukit. Lisaks, ja see on tõeline läbimurre, annab Prantsusmaa Ukrainale litsentsid Prantsuse täppisrelvade tootmiseks. Eelkõige Aster 30 õhutõrjeraketid, mis on mõeldud SAMP-T õhutõrjesüsteemile, tiibraketid Scalp ja juhitavad lennupommid AASM Hammer. Scalp on sama, mis Storm Shadow, lihtsalt Suurbritannias. Briti litsentsi alusel nimetatakse neid Storm Shadowks, Prantsuse litsentsi alusel nimetatakse neid Scalpiks. Ja nüüd saab Ukraina neid rakette täielikult ise toota. See tähendab, et prantslased annavad meile litsentsi ja ütlevad, palun tegelege, ehitage, looge. Ja selles osas on Euroopa, ma ei tea, kas kahjuks või õnneks, aga Euroopa on selles mõttes ikka see sama vana Euroopa, kes kogu aeg, teete niimoodi pidevalt ringi vaatab. Aga mis toimub seal Washingtonis? Kas mäletate, kunagi me naersime Scholzi üle? Scholzi, mäletate, oli selline Saksamaa kantsler, kes ei tahtnud Ukrainale tanke anda ja ütles, las Ameerika annab kõigepealt oma tankid, Abramsid, ja siis anname meie leopardid. Las Ameerika kõigepealt annab mingid raketid, siis anname meie. Nad on alati nii käitunud, mitte midagi pole muutunud. Edasi toon tsitaadi Emmanuel Macronilt ja te mõistate, miks ma nii reageerin. USA president Donald Trump on juba teatanud otsusest lubada Patrioti rakettide tootmist Ukrainas. Meie omalt poolt oleme vastu võtnud otsuse Asteri rakettide litsentseeritud tootmise kohta. Veel mituteist riiki on samuti vastu võtnud sarnaseid otsuseid. See tähendab, et on käivitatud ahelreaktsioon, nagu see oli ka varem. USA andis Patrioti litsentsi, Prantsusmaa annab Asteri, Scalpi ja Hammeri litsentsi. Hammer. Ja varsti kuuleme veel sarnaseid uudiseid. Või ei kuule muide. Tuleb arvestada ka võimalusega, et mõned riigid annavad litsentsi vaikselt edasi. Ja me saame sellest teada alles siis, kui see juba juhtunud on. Ehk siis, kui teatud raketid juba Venemaa pihta lendavad. Teatatakse tõenäoliselt hiljem, et need raketid olid juba Ukrainas loodud. Sest näiteks oletame, 13. juulil 2026 andis see riik litsentsi Ukrainale. Mitte kõik pole valmis seda avalikult tegema. Ukraina muutub relvade saajast nende tootjaks. Tahan eraldi märkida, et soovijate koalitsioon on seekord laienenud juba 37 riigini. Esimest korda liitusid Moldova ja Põhja-Makedoonia. Samuti arutati ja kinnitati 70 miljardi euro suurune iga-aastane toetus. See on see, mida arutati NATO tippkohtumisel. Aastal 2026 peab olema 70 miljardit ja 2027 aastal vähemalt sama suur summa. See on suurepärane uudis, sest see loob etteaimatavuse. Sa saad aru, millele sa minimaalselt võid loota. Kas mäletate, varem olid need istungid, Rammstein? Nendel Rammsteini istungitel tuli siis veel Mark Milli välja ja ütles. Kellel mida on, Ukraina tuli siia oma vajaduste nimekirjaga. Ukraina kirjutab nimekirja, mul on vaja seda ja seda. Ja Mark Milli küsis, kellel on, kes mida saab anda. Ettearvatavus polnud üldse. Me ei saanud aru, kas on, kas pole, kas antakse või ei anta. Siin tekkis ettearvatavus. Meile öeldakse selgelt, minimaalne, mida te saate, on 70 miljardit eurot aastas. See tuleb ainult NATO struktuuridelt. Suurbritannia peaminister Keir Starmer teatas eraldi, et London liitub Euroopas sõjalise abi krediidiprogrammiga Ukrainale, mille maht on veel 90 miljardit eurot. Ja kõige kõmulisem, pärast relvarahu on 25 riiki valmis saatma oma väed Ukrainasse. Liitlased alustavad juba praegu, nagu Keir Starmer teatas, sõjalisi õppusi Ukrainaga piirnevates riikides, et valmistada ette neid rahvusvahelisi jõude. Ja järgmine soovijate koalitsiooni koosolek toimub septembris. Kõigepealt ministrite tasandil ja seejärel, nagu Zelenski ütles, toimub juhtide kohtumine juba Kiievis. Jätkub. Aga ärme kohe pilvedesse tõuse, mis võib valesti minna.
olge ausad, Freia süsteemi katsetamine aasta lõpuks ei tähenda seeria tootmist aasta lõpuks. Prototüübi ja täieliku kilbi vahel Euroopa kohal võib mööduda kuid, võib-olla isegi aastaid. On arusaadav, et meie jaoks on peamine, et me saaksime selle Ukrainas kiiremini tööle panna. Euroopa võib oodata. Aga loomulikult ma väga tahaksin eksida. Ja oleks väga lahe, kui juba kuu aja pärast see kõik tööle hakkaks. Lisaks on nüüd 10 riiki, siin ongi probleem. Nad peavad kokku leppima rahastamises, standardites, seadusandluses, ühisomandis ja nii edasi ja nii edasi. Ja Euroopa oma bürokraatiaga oskab selliseid küsimusi arutada vabandust aastaid. Siiski juhtus midagi väga olulist. Midagi, mis muudab kogu Euroopa. Ma olen selles kindel. Esimest korda sai riigist, mis sõdib ja mis ei ole Euroopa Liidu liige, mitte abipalujaks, vaid tähelepanu Euroopa kaitsearhitektiks. Praegu ei päästa Euroopa Ukrainat. Ukraina annab Euroopale raketi, mida Euroopal ei ole. Mõelge vaid, kas te oleksite suutnud seda 2022. aastal ette kujutada? Mina ei suutnud. Ja selle sõja peamine paradoks saab lahenduse. Kuidas lõpetada $4 miljoni kulutamine raketi allatulistamiseks, mis maksab vaenlasele vaid sente? Vastus on Ukraina süsteem Freia. Kui Freia tööle hakkab, mille katseid lubatakse juba selle aasta lõpuks, siis Vladimir Putin jääb tõesti ilma oma viimasest töötavast argumendist, ballistilistest rakettidest, mida lastakse tsiviillinnade pihta. Võtke temalt taevas ära ja läbirääkimised saavad olema tema ainus võimalus. Just sellest lepiti esmaspäeva õhtul Pariisis kokku. Siia panen 3 punkti. Teie arvamus, teie järeldused. Kirjutage kommentaaridesse selle video alla, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna like. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, olen teile selle eest muidugi tänulik. Seda saab teha mis tahes annetusega selle video kirjelduses olevate linkide või rekvisiitide kaudu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head.